Mida sa seal vedad, Andresei? Nii ma jäin kinni. Aga milline jürakas? Tere tulemast Libraluresi kanalile. Täna tutvustan teile ebatavalist meetodit nimega Trootaria, kuid tänases videos aitab mind üks algaja kalamees. Tule julgelt siia. Tule, härra Sõbend. Hea reaktsioon on olemas. Oh pagan, me saame küll tili teha. Ja täna on minuga Andresei, kes juba püüdis midagi, aga see oli hoopis statiiv koos telefoniga. Loodame, et see ei jää täna ainsaks kalaks, mille me kätte saame. Mai, alustame. Mul on kolijad tühjade kättega, me ei lahku. Aga mis asi see Trootaria üldse on? See on eelkõige forellide püüktiikides. Kõige sagedamini kohtame vikerforelle, jõeforelle, aga ka erinevaid nende variante. Püüame spinningu või lendõnge meetodil. Tulge vaadake, kuidas see välja näeb. Ja Andreseel on juba esimene kala käes. Ja ta istub. Ma ütlesin ju, et koljati peal. See meetod muutub Poolas järjest populaarsemaks, tekib üha rohkem püügikohti, kus saab just nii kalastada. See on ideaalne koht võistluste korraldamiseks, nagu nägite Libralures kupi näitel, aga eelkõige mõnusaks ajaveetmiseks. Eriti just siis, kui näiteks meie jõed pole veel hoo sisse saanud ja kalad pole aktiivsed. Alati võime vabal ajal minna sellisele püügikohale ja mõnusalt aega veeta. On olemas oma seisukoht. Maanduvõrgus on jälle kena kala. Ja ma peaaegu unustasin. Jõeforellid ei ela ju igas Eesti piirkonnas. Sellised püügikohad annavadki võimaluse nende kaladega kohtuda ja näha, kuidas nad võitlevad. Muidugi ütleb keegi, et see pole päris sama, mis jões. Ja siin olen täiesti nõus. Siin pole mingit kahtlust, aga see ongi võimalus proovida ja eelkõige oma silmaga näha, kuidas need kalad tegutsevad. Alustuseks hakkan püüdma Fatje Vorm tournamentiga 55 mm juustuaroomiga. Varustatud sellise väikese wolframpeaga okata konksu. Ta istub. Aitäh. See on ja naaseb vette. Mul on kogu aeg samal ainult, veel ei vaheta. Tõsi, ta on juba 2 kala toonud, aga täiesti sobib veel püüda. Ja nüüd viskan eelkõige sellise komplekti sisse. Lasen tal hetkeks vajuda. Sõltuvalt sellest, kuidas kalad on paigutunud, peab alguses välja nuputama, sest see pole sugugi nii lihtne, kui võiks arvata. Okei, igaüks püüab alati midagi, aga kogu selle tüüpi tiikidel püügikunst seisneb selles, et püüda regulaarselt, kogu aeg võimalikult palju kalu. Oli paus võtetes ja nüüd panin otsa liska 3,5 vastse värviga 005. Wolframist helmest kasutan suurusega 4,0, üsna raske, aga mulle just selline püüdmine meeldibki. Lasen natuke vajuda ja juhin vastset täpselt samamoodi nagu Fati, ainult et tõstan seda rohkem ülespoole. Võtan lõtvuse maha. Mängitame õrnalt ritvaga. Aga ta viskus kallale hammustustki võtmata. Veel üks katse. Kui midagi ei juhtu, siis vahetame jälle landi ära. Nägin ainult, et ta tõmbas õrnalt tamiili sisse ja see ongi hea hetk sellist kala haakida. Ja seal istub kala. Kuigi need kalad liiguvad pinna lähedal, ei ole neid sugugi nii lihtne kinni püüda. Ja ta istub. Pole kahtlustki, et librumi peibutised toimivad sellistes tingimustes tõesti hästi.
Mitte ainult mägijõgedel, mitte ainult tavalistes tiikides ja jõgedes, vaid just sellistes spetsiaalsetes püügikohtades. Ja kui te ei tea, milliseid lante valida, siis meie selle hooaja valikust leiate sellised blindpakid, milles on lausa 10 purki. Lisaks on meil olemas ka meie uusim kataloog, mis on saadaval nii füüsilisel kujul kui ka veebilehel libralures.com. Ja mis oluline, sellises blindpakis leiate lisaks lantidele ja sellele, et see on teile ka hinnalt soodsam, ka meie vidinaid nagu käepaelad ja kleepsud. Andresei, räägi meile midagi forellipiirkonnast. Väga lahe distsipliin nii võistlusteks kui ka lihtsalt vabajapüügiks. Vabajapüügina saab siin mõnusalt puhata ajal, kui jõgedes on kõrge vesi. Meie püügikohad on teatud aegadel kaladele kaitse all. Siin sellisel tiigil, kuhu on päris palju kalu sisse lastud, saab end korralikult välja elada, aga see pole sugugi alati nii lihtne, nagu paljud arvavad, et tuled kohale ja kohe hakkad püüdma. Kalad on. See pole üldse nii, eks? Jah, kalad on ettevaatlikud, nad tunnevad juba meie erinevaid trikke ja saadavad sööta lihtsalt saatma. Nad võivad lüüa sööta või teha nii, et see kohe maha kukub. On vahe sellel, kas keegi tuleb siia esimest korda ega püüa midagi või on keegi, kellel on juba natuke kogemus, teab, kuidas lantiga mängida, kus ja kuidas kasutada, millist sööta valida, mis sügavusel seda vedada, millise tempoga. See toob kaasa palju tabamusi ja mõnusa kalapüügi elamuse. Mõned sõnad varustusest, mida ma kasutan. See on üsna õrn ritt, mille viskekaalu ülempiir on 3 grammi. Rull on suurusega 2000, tamiil on läbimõõduga 0,12. Seda tamiili valime vastavalt kaladele, keda me püügikohas ootame, nii et see ei oleks liiga jäme, sest kui kasutame liiga jämedaid nööre, on väga lihtne alt minna ja kalad lihtsalt tunnevad, et midagi on neile liiga ebaloomulikult pakutud. Ja nagu Andresei just ütles, pole neid kalu kerge püüda. Ja enamasti on komplekt lõpetatud wolframist peaga. Konksul on muidugi ogata konks, sest siin tohibki ainult selliseid kasutada ja landid. Kõige sagedamini kasutan Libraluresi brändilampe. Kohe näitan teile, mida, kus ja milliseid. Ja siin näete minu karpi, mille ma just sellistele kalastuskohtadele kaasa võtan. Midagi keerulist siin pole. Mul on siin mõned wolframist pead, erinevad konksud, erineva pikkuse ja kaaluga. Seekord on neid natuke rohkem ja mõned on ka värvilised. Ja sööt. Põhiline on 30 vastne, uus Largo XL mudel, natuke toornamente, vastne veidi suuremas mõõdus. See värv töötab eriti hästi just sellistes püügikohtades. Tavaliselt kasutame kas valget, juustustooni või roosat. Ja siin olen ma purki ümber tõstnud sellise flekside ja tankvormide segu. Need pikad vormid toimivad väga hästi, lisaks kindlasti slikt-vorm. Mul vist pole praegu kaasas veel kukolkit, see töötab ka väga hästi, aga kahjuks on see mul otsas. Ja veel üks uudsus on turbovorm minu. Ma pole juba mõnda aega kala saanud, nii et paneme nüüd siia peale tankvormi 70 juustoroomiga, värv 008. Taktika on sarnane, ainult et nüüd laseme natuke lühema vajumisega. Miks nad nii elavad on? Neil on natuke energia. Algajal on esimest korda suur kala otsas. Lööd lanti ja tõmbad üles. See pumbabki nii. Esimest korda kalal, jah. Jah. Noh, see oleneb. Kas mul õnnestub sellega püüda? Mida ta sõi, et ta nii vihane on? Ära keera, ainult pumpa üles. Las ta ujub ja nüüd tõmba üles, just nii. Nii, ja ongi käes. Pea vastu.
pane see õng maha, pane see õnge maha. Kuhu ma peaksin selle panema? Nii, et sa sellele peale ei astuks, kogu varustusele. Nii et kuulge, ma loodan, et see video meeldis teile. Kui teil on küsimusi või midagi jäi veel ütlemata, siis jätke kindlasti kommentaar, vastame teile kindlasti. See video on ka omamoodi eelvaade järgmistele videotele, mis sellele kanalile tulemas on. Nii et kui saate, jätke tellimus, pange like ja kirjutage kommentaar. Samuti kutsun teid meie Facebooki, Instagrami, TikToki, Xi kontole ning ka kodulehele libralures.com. Sealt leiate meie uuendatud kataloogi ja kõikide meie lantide varustuse kirjeldused. Näeme järgmises videos.